Täna, see tähendab 1. oktoobril, jõustus Ülemnõukogus 27. augustil sel aastal vastu võetud Eesti kaubamärgi seadus. Ja see tähendab, et Eesti Patendiamet alustas kaubamärgi registreerimistaotluste vastuvõttu. See on just see, mida me seal kõrvalsaalis nägime. On astutud esimene samm taas ühinemiseks intellektuaalse ja tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga. Aga mis siis saab, kui keegi kasutab teise kaubamärki? Üldiselt on see keelatud ja kui selline kaubamärgi õiguste rikkumine avastatakse, siis tavaliselt asi läheb kohtusse ja kohus otsustab siis, kui ulatuslik see rikkumine oli, kuidas seda rikuti ja määrab vastavad sanktsioonid. Jah, tänasest kuupäevast tänu kaubamärgi seaduse jõustumisele peaks tunduvalt vähenema võõraste kaubamärkide kasutamine, sest nüüd on see kasutamine ebaseaduslik. Kui seni iga firma või iga aktsiaselts võiks kasutada võõra firma kaubamärki, ilma et temal oleks rakendatud mingeid sanktsioone, siis nüüd see on välistatud, sellepärast et tänasest kehtima hakkav seadus näeb ette kohtulikud sanktsioonid. Mis saab sellest firmast või sellest ametiisikust, kes näiteks oma tootele paneb peale Philips, kuigi see on tehtud siin samas Eestis? Täna ei juhtu midagi, aga lähemal ajal, kui tema toodete maht on küllalt suur, selle siinse firma toodete maht, siis Philips ootab rahulikult, ma arvan ära, lihtsalt kui rahaline toodangu maht on küllalt suur ja alles siis annab kohtusse, sest mida suurem on rikutud õiguste maht, seda suuremad on sanktsioonid.